sina ärge sisse tulge, kui oleks midagi valestab, sorry. Ma nii vaikselt hiitsin, et just, et ei kosta. Hea kilekott, et ma võtsin selle kohe käigu. Mulle sealt kogutada, kui värv mustast läheb. See, kui backpack käib, käivad väiksed mulliplaksud. Aga siis seda lauda.
meile? Teine oli 6000-ga minu meelest. Okay. See esimene. Esimene on sama või? Teine on see näiteks suur. Ei, ja ma mõtlen, et see nagu 5000, siis oli igal juhul esmaspäeva kohta üklatult väike pai. Meil oli 30-60, praegu oli 50. ma ei mäleta. Ma ei mäleta, ma seda hakkan kirja panema, see pole oluline. See on lihtsalt huvitav fakt. Läheb kogu auto ainult ülemise peale. Mis kaugu siia pole?
küljepilet tahab. Tood juurde või? Ma ei tea, vaatan, praegu veel on. Ma ei tea, mis sul mullide sees on, eks ju peidus. Ja sul seda mulli püüaks sellesse suurtes oludesse, seda mina Lähed ehituspood ja proovid, et kas on ikka hea kile. Kõrsu hästi, jah. Selles osakonnas vahetuvad müüjad vist üsna sageli. Kusjuures näiteks tänapäeval telekaid need ei keera, siis seal on nagu tavaline see mingisugune pehme, seal mullikas ei ole. Ainult ekraani kaitsed, siis ülejäänud on ju kõik see vahtplast. Ja ekraanikaitse oli, meil oli ka ikkagi selline, mitte mullikas, vaid selline, mis Vaht. vahtlingi stiilis. Ja siis kiutu. Keegi on aru saanud, mis see kumertelekas hea on, vaatlasite seda või nõudlustelekas. Et istud keskele ja siis meil oli ümberringi telekas, aga see on nii nagu Sky olnud minu arust. Ma alles jõudsin Lamekaan telefite maailma. Mul on sama asi. Kuu aega tagasi. Ei, ma ostsin mõni aasta tagasi Kineskoobi või aasta tagasi või pool aastat tagasi. Kineskoobi asemel ostsin selle mingi LCD või mis ta oli, vist oli LCD-gi, kui ma plasmada enam ei ole. Aga pilt on ikkagi tunduvalt kehvem kui vanal oli tegelikult. Palju suurem küll, aga vaata sellel liikumisel tekib mingisugune, see silm ei ole harjunud, see kuradi mingi imelik efekt tekib. Seda ma ise pean viletsa signaali põhjuseks. Kui signaal on õhk, siis ta lihtsalt peab väga palju interpoleerima neid punkte ise. Tal ei anta neid ette. Ta püüab need ise arvutada ja siis läheb asi selliseks karvaseks ja valmiseks. Kui sa suudad seal liikuma järgida, siis järelikult on signaal hea ja pildivarandust on rahva ja telekas kõige madalamas ka. Kui suudad bitbit jälgida, siis on HD. Kineskoobiga oli ikka kõik asjad sul, film oli ikka normaalne vaadata, aga selle teisega inimesed on kandilised või kuradi lapikud ühesõnaga. Esimest LCD-ga oli nii nii-öelda siin jalgpallis, et näed, et mees lööb ja siis pärast palli on see just nii välja. Piu, kas läks või ei läinud siis? Jalgpalli vaadates on siiski vahe. Ütleme, see tavalise SD kanali pealt vaadates on mehed ka karvased kõik. Udu on näha, aga... Need ikka sõnased. Sakilised ütlevad siis. Pikslilised. Ega ma ütlesin ka telekas see, et hääli reageerib hääl käsklustele, aga minu häälele reageerib naisi omale ei reageeri. Dresseerimine, naisel dresseerimine ebaõnnestus telekaga. Selle juures jäi pärast maha, sest see oli nii nüüri, et kui rääkima hakkad, siis kui pildi ette, mida sa tahad, et davai, master ütle midagi, teeme midagi. Mul on üldse viimased paar kuud on selle tehnikasajandi kuu, et telefoni väljavahetus ja ühe telefoni väljavahetus. Ei, see on õudne, aga pole. Tahtsin telefoniga häält pildistada. Leidsin sealt siis ühe ainsama nupu, kus veel oli mikrofoni pilt. Aga tuli välja, et see oli häälepõhine Google'i otsing. Okei. Uuel telefonil siis või? Jah. Tõenäoliselt see leidnud seda menüüd veel üles, kus tegelikult saab mingit diktafonina kasutada. Kõiki, mis peaks olema peal enamasti. Või abi tõmbama, jah. Läksin äpi peale. Töötab küll. Naine ostis endale tahab suht telefoni, millel oleks nuppudega. Mõnus kasutada, aga ei ole enam saadaval normaalselt. On ainult penskaritel, millel nupud on sellised suured ühesõnaga. Seal pole asi mitte ainult selles, et nupud on suured, või telefon ise on ka selline. Ei, no ta ongi. Vaata, mul on see Android, eks ju, väike. Seda on hea tasus kaasas kanda, aga sellist vist enam ei tehta, sest Sony ja Ericsson läksid omavahel riidu ühesõnaga, nüüd tehakse ainult vist Sonysid enam. Või lihtsalt Ericsson maeti maha või ma ei tea, mis taga tehti ühesõnaga. Nokia ikka teeb neid nuppudega ka minu meelest. No tal on, naisel ongi Nokia. Aga tal on see mingi Music mingisugune aastast, ma ei tea, 4 aastat või 5 aastat tagasi. Jumala hea telefon on, aga lihtsalt hakkab füüsiliselt kuidagi karvaseks muutuma. Telefoni nuppu, tal oli lihtsalt nii palju küpsis ja puhu kogunenud, et mul enam nupud ei töötanud.
siis tuleb lihtsalt loputada ju akvaariumisse visata vahepeal ja pärast riisi sees kuivatada. Ma seda ka kaalusin sellepärast, et mul ei õnnestunud oma telefoni viia tehase sätetele. Ehk siis salasõnad ja kõik muud asjad tiksusid seal kenasti sees. See oli üks variant, mida ma kaalusin. Et tööle jätta siis supi sisse panna, siis on vähemalt kindel. Mingi empti võiks tal teha või mingit seda degaussimist teha. Kusjuures Lätis me käisime, SEB-s tegime auditit ja käisime seal degaussimise ruumis ka igaks juks jätsime telefonid kõik nagu kõrvalruumi. Et mitte liiga lähedale minna oma mingisuguse käekellad ja meediumi riistmadaga. Käekella ei olnud õnneks mul kaasas. Vastav liiestusele tõenäoliselt ei mõju, seal on elektroonikat piisavalt vähe verest. Ma ei tea, kas südamestimulaatorid ja asjad, mis natukenegi elektroonikat omavad, kas seal on ka mingi tohutud? Nendega on paha, nii nagu MFI-gagi on selline magnetväli juba, mis hakkab segama. Kuidas need kettapuube on? Nad ei ole sul peegelpildiseks. Loomulikult on. Aga nad viljutavad teistmoodi lugemisega. Vahest loeb siit, kirjutab teise kohta. Ride controller teeb ise õigeid asju vastavalt. See tähendab, kui süngis kirjutab, vaid ta peab tõenäoliselt. Ühe ketta pealt võib-olla loetakse, teisele kirjutatakse pärast andmete süng. Või süng samal ajal tasapisi. Lugemiseks ei ole vaja ju mõlema ketta poole pöörduda. Seda küll. Kohe mõlemad loeb korraga, vaatab, on samad korras. Tuhkada niimoodi teeb ma. Ei võrda. Kui sealt midagi kätte ei saa. Telli puhul on küll, jah. Nii. See võrdas kuidagi kiiremini. Lobisesime rohkem. Kui 9 mingi täis või? Kohe näeb, ta paneb selle teise parooli ära, siis ütleb meile kõik. Kui palju aega läks. Ei tundnud. Iga päev on oma, täna on teise päevast parooli vaja. 8 minti, jah. 849 pole, sul on päris õigus. Homme vist saab mereks Lähme kõik koju hääletama, siis kõik hääletavad veel. Kas te mõtlete lõunast või pärast kella 6? Lõunast. Praegu tõi peaaegu 9 juba, et natukene veel, lähme kõik hääletama veel igaüks 3 korda, et siis võib-olla saab juba täis. 10 000 häält oleks vaja juurde. See, mis jälle homme pärast kellas, mitte enam 7, need on meil pärast kella 5 toimuma hakkab. See saab olema huvitav. See saab olema hullem tipp, kõvasti hullem tipp kui algus. Homme päris veidi soovib ja ujuv. Ma mõtlesin just, et teen millegi elu huvitavaks. Valin endal seda iga 5 minutit, aga seda valimiste lehte teha, et saab seda numbrit kätte. Mis huvitav, kuidas seda hääletab paljusid inimesi? Sest, kui sa statistika näed Ameerika Aasia hommikupool, ütleme meil juba. Polarid seda kodus teeb just statistika kogu aeg. Nägid seda numbrit ja huvitav Minu jaoks oli huvitav vaadata seda, kus inimene tõmbas nimekirjad Saksamaal ja hääletas USA IT-ga. See oli... Teine oli samamoodi, kus... Aga tal võis olla see, et tal on mingi ema firma, see mingisugune koht on Saksamaal, kes tõmbab neid kõik. Tal võis mingi tunnel peal olla ja vahepeal üks tunnel maha. Üks selline kohe hämtamine oli veel hääletada. Minutiga pool maaga ka. Nii, ja siis sa kogud meil statistikat selle kohta, et kas backup kasvab või mitte. Jah, igaks juhuks.
ajaliselt kasvas juba. Aga kas see tähendab ka mahuliselt kasvus või ei tea? Täna lihtsalt kontroller oli lihtsalt aeglasem ja ei jasanud kirjutada täpselt. Laseme täna üle jala, teeme aeglaselt. Või siis teine mõned, et teeb nii turvaliselt, et kontrollib 3 korda üle, kas ikka läks õieti. Autud tihedamalt, et see väiksemad failid teha. Jah, täpselt. Või uus algoritm vahepeal installeerus ootamatult iseenesest. Randomiga võtab, vahest on GZ, siis on BZ ja siis on veel XZ. Kuidas pahas või teisipäeviti üldse töötab teine algoritm, et seal pole midagi. 11.27 ja ei ole kaasus. Selle jaoks on väiksem. Täna oli mõte rohkem. Üripäeva tõepoolest parem rohkem. Sessegid tuhat, jah? Jah. Jaa, on juurde tulnud 38 mega. Paber teist saama. Et ära lõpetama. Sa oled juba nagu mu poeg, kes ütleb, et paber täis, ma ei saa inglise keele tööd teha. Võta uus! Ei. Üle ühe paber ei tohi kirjutada täpselt. Leebine. 136. Ja 037. Täna on 2 minutit hilisemalt kui eile. Ei lase kinni kleebimise. No back-up läks kauem. Täpselt poolteist mingi kauem, jah. Et me võime küll muutuda kiiremaks osavamaks, aga back-up läheb ikka kauem ja kauem iga päev. Nii, üle vaadata. Jah. Siis ei ole muud kui ütleme nii, et need on VVK kleepsud, spetstellimus. Ehk siis tegija on andnud oma allkirja, et tema rohkem enam sellise numbriga ei tee teisi. Kuidas me testime mingi standard on ka millise standardi teeb see teile?
mina nüüd neid kleepsu standardeid ei tea. ma arvan, et seal peab olema kindlasti mingi standard, sest muidu oleks... tõenäoliselt ka. Anna see mu kätte niimoodi. Jah. Ja ei, see on õige. Jah, ma ei tea, aga vaatike pärast testuseks. Kas saab mingi kummapuburiga lahti saada kuidagi või töödeldus millega? Seda võiks proovida. See oleks isegi huvitav. Siis ei mitte 1, vaid 2 tükki võtta. Siin peaks tegelikult Kui sa tead, mis trikke sellega teha Siin saab. hakkad kuuma puhuriga undama, siis kohe lähevad tatus kellad kõlisema. See on selline üldiselt jah. Tule, soe läks nagu, isegi kui need vennad magaksid. jaa, varsti saavad leedsima, siis kui need on seal, need on paketti. See küll on nad pärast keldu. Aparaadina nende keldust. Kuhu nii palju kui tahab, siis ta nüüd ruumi Praegult on kuid sa ei saagi lihtsalt taga. ruumi temperatuuri graafikud on jälle kägu kogu aeg, kui ukse sisse tulevad kampus sees, et kohe mul on palju. Tõugab kuni üle homsed.